Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere, mina olen Tiina Toomet, kuulate podcasti Loomaarst taskus ja seekord ei ole minu vastas mitte mõni kolleeg loomaarst ega koeratreener, vaid hoopis Mupo ehk siis Tallinna munitsipaalpolitsei ametnik Krislin Pärt. Aga muidugi sa oled ka ikkagi vist ka mingil määral koeratreener, oma koera sa ikka treenid, jah? Ja, tere. Nii on tõesti, et oma koera olen 6 aastat treeninud, et on mul Šveitsi valge lambakoer. Kas ta on nüüd juba saanud mingisuguseid uhkeid tiitleid, et ta ei ole nii sama nagu minu koer, kes on lihtsalt läbinud selle üldkuulakuse, sul on ilmselt mingid muud asjad ka tehtud? No ta võiks olla saanud uhkeid tiitleid, aga ei ole mina koeratreenerina nii osav olnud, et teda nende tiitliteni viia, nii et kuulekuskoolituse esimese astme eksami oleme sooritanud. Ja. Okay. No vaata, jõudsimegi kohe selle jutuga sinnamaani, et kui on mingisugused probleemid loomadega, lemmikloomadega linnas, siis see on nii-öelda Mupo rida ilmselt selle üle järelevalvata ja tegelikult ju ei valva koerte ja kasside üle. Kui koer või kass käitub halvasti, siis on tema omanik midagi valesti teinud, nagu sa ise ütlesid, et sa ei ole nii hea treener, et siis me ikkagi, teie ju tegelete ikkagi nende inimestega, eks ole ju? Just, et täpselt nii on, et Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja üle me järelevalvet Tallinnas teeme ja kui on selle looma tegevuse tagajärjel saabunud ka mingi tagajärg, näiteks saanud kahju teine inimene, on see koer kedagi hammustanud või ka põhjustanud avarii, siis sellisel juhul oleme väärteomenetluse läbiviijaks. Aga see ei käi vist ju ainult, et ta on inimest hammustanud, kui ta hammustab teist koera, kuidas ja, siis? Siis on täpselt samamoodi, et viime me läbi väärteomenetluse, no loomulikult kõige parem oleks, kui selliseid olukordasid ei juhtuks, et selleks meil need nõuded nii-öelda rihmas käimise ja suukorvi kandmise osas on. Aga kuna neid nõudeid kõik järgima ei kipu, siis on ka need tagajärjed aeg-ajalt lihtsalt tulema. Et mõnel juhul siis on ohvriks loom ja mõnel juhul ka inimene ja mõnel juhul see tagajärg võib-olla ei olegi selline, kus väärteomenetluse koosseisu on, aga need psühholoogilised kahjud võivad olla hoopis hullemad, et tooks näite siis ühest nii-öelda sõbralikust labradori laadsest koerast, kes siis suure hea meelega ühele lapsele peale hüppas, aga lapse ema kirjutas siis peale seda, et tegelikult sellel lapsel on meeletu hirm ja isegi vist oli püksid täis teinud, et siuke väga õnnetu juhtumisena, sest ta väärteona ei kvalifitseeru, koer oli sõbralik, koer oli tore, aga tagajärg oli nukker, et oleks täitsa ära hoitav. Ma ei imesta, mina ise olin selline laps, mina kartsin paaniliselt koeri. Meie perekond, kes on kõik suured koerasõbrad olnud, siis mu ema ütles, et ma olin vastik laps, et käis mu ka tänaval ja siis koer vastu tuli, see väike Tiina üritas mööda teda üles ronida, kus koer ei teinud must üldse väljagi. Aga see oli ka sellest, et mul oli aeda tulnud koer ja ta ei rünnanud mind, aga ta viis minu mingisuguse kummi klouni minema. Ja ilmselt väikse lapsele nagu piisab sellest, et hakata kujutama ette, et koer on ohtlik või hirmutav, nii et sinna me ka jõuame oma jutuga, et kui me oleksime arvestatavamad üksteise suhtes, siis selliseid asju ei juhtu, sest et meil oli eile just selline lugu, läksime jalutama minu koeraga ja ta tavaliselt jalutab ühe perekonnaliikmega ja kui meid on rohkem, siis ta läheb natuke nagu rohkem elevile. Ja siis olid just naabermaja ees lapsed ja mängisid keksu ja üks laps veel laulis meile, mis oli õudselt armas. Aga ma kohe nägin, et mu koer mitte üldse halvas mõttes, et talle nii meeldis kogu see situatsioon, et ma arvasin, et kui ma nüüd üritaks neist lastest mööda minna, siis ta kindlasti hüppaks mõne peale. Nii et et see ongi see, et sa vaatad, sa tead, et su koer on sõbralik, aga sa eelistad minna natuke kaugemale ja see ei võta meil tüki küljest ära, et me läheme natuke kaugemale. Lihtsalt nii tuleb teha, siin ei ole midagi parata. Jah, ühelt poolt koera omanikuga natukene võib-olla eemale minna ja teiselt poolt võib-olla nendes kitsastes oludes ka mitte koera omanikuna, et ma ei pea ju jalutama sellele koerale otse vastu, et kui mul on võimalus see väike kaar võtta või natukene kõrvale minna, et tegelikult see ei ole üldse niisugune halb mõte. Et ja ei lähe
katsuma võõrast koera, Just. eks ole ju, et ta võib olla nunnu, aga ta ei pruugi tahta, et teda katsutakse. Sellega on ka olnud selliseid õnnetuid juhuseid, kus siis tuli meile kaebus, et koer ründas inimest, aga situatsioon oli siis selline, kus koer oli rihma otsas, omanik hoidis teda lühikeselt enda juures ja ütles ka sellele inimesele, et palun ära tule. Aga inimene seda hoiatust kahjuks ei kuulanud ja tõesti hammustada sai, et sellisel juhul oli tõesti koera omanik teinud endast kõik oleneva, aga teine pool natukene. Selliseid asju on raske menetleda, sest siin on sõna vastu natuke, eks ole ju, kui tunnistajad ei ole. No ta on sõna vastu jah, aga see inimene ise ka ei vaielnud vastu sellele, et see koer rihma otsas oli ja omaniku juures oli, et tema mure oli see, et see koer hammustas aga miks tal oli vaja minna, kas tal mingi adekvaatse seletuse saite ka või? Ei, ma adekvaatset seletust ei saanud, aga ilmselt oli natukene purjutanud. Okay. No äkki me peaks nüüd siin kohas ütlema selle asja ära, mida me oleme siin väga paljude kolleegidega korranud, et koerad reeglina ei ole agressiivsed. Koerad reeglina, kui nad käituvad agressiivselt, siis nad kardavad. Ja kui nüüd oli veel juttu, et inimesel olid juba natuke lõhnad juures või natuke ebakindel kõnnaks, siis see on koerale nii hirmutav, et ta paratamatult reageerib niiviisi, et ta võib hammustada. Et see peaks olema kõikide inimeste pealuu sees. Just, ja kuna koer oli omaniku juures ja lühikese rihma otsas, ei olnud tal ka kasutada neid ülejäänud põgenemise teid just, et paigal ta oli, põgeneda ta ei saanud ja ainult see rünnak talle tegelikult jäänud oligi. No ma mäletan ka kunagi kuskil ma lugesin oli mingi statistika, et kui palju koerad kedagi hammustasid ja siis üks juhtum oli ketikoer hammustas inimest. Mõtlesin, soo. No huvitav, mismoodi? Koos ketiga siis kuskil jalutas või et see on ikkagi meie teha, et sellised asjad ei juhtuks, aga ma just mõtlesin, et mis peamised teemad, millest te siis loomadega peate tegelema, et ilmselt üks on siis see lahtiselt liikumine ja siis, et inimesed kardavad ja jalgratturid ja suusatajad ja jooksjad, eks ole. Aga mis siis nüüd saab teha? Ütleme, mina tean jälle. Kui ma oleks suusataja või jalgrattur ja mingi koer tormaks mulle vastu, siis ma lihtsalt jääks seisma. Ja reeglina see üksinda jooksev koer, kui sa seisad, sind ei ründa, sest et tal muudki teha. Ta ründab neid liikuvaid objekte, sest see on nagu saak. Aga okei. Mida nüüd peab tegema see vaene jooksja või rattur? Esiteks sel hetkel ja teiseks siis ka, et kui võib-olla seal ongi seal kuskil pargis, ta teab iga kord, kellegi koeraga, ta ei tea, kelle oma seal jookseb ja tülitab inimesi, et mis meie need võimalused siis on mupo poole pöörduda ja mis on mupo võimalused siis edasi tegutseda? Eks see sõltub konkreetsest olukorrast ja situatsioonist, et kui on rihmastamata lahtine koer, et üks asi tõesti, et enda liigutusega mitte rohkem seda koera härritada või eest ära joosta ja need, kuidas ennast säästa, ehk siis kõige esmane on ikkagi see enda ohutus tagada. Aga seejärel, kui seda omanikku tõesti seal juures ei ole, siis tuleks teavitada Tallinnas loomade varjupaiga MTÜ-d, kes siis korraldab selle looma püüdmise. Kas see oleks siis see, et oleks hea, kui me kohe leiame telefonist üles selle numbri ja näiteks osavamad panevad oma lokatsiooni kohe sisse ja muidugi see koer ei pruugi seal järgmise poole tunni jooksul olla, aga vähemalt midagi, kui ikka väga paljud inimesed teavitavad, siis ühel hetkel ta lokeeritakse ära vist ka, eks ole ju. Just, et see varjupaikade MTÜ number on 514-1431, aga kui seda kohe salvestatud ei ole, siis võib helistada ka Tallinna abitelefonile 14410 ja meie telefoni operaatorid oskavad kohe siis loomade varjupaiga sinna koha peale suunata. Kas Tallinnas on asjad nii hästi, et see on täiesti ööpäevaringne ja laupäev-pühapäev ka või? Abitelefon ja loomade püüdmine küll, jah. Seepärast, et ma vaatan teinekord mingitest väiksematest omavalitsustest, siis kuskil reede õhtul kõik karjuvad appi, et kuskil on mingi vigastatud loom tee ääres ja siis ma ikka olen vahel mõelnud, et see ei ole tegelikult ju mingi MTÜ mure, selle peab kohalik omavalitsus ära korraldama selle asja. Just, tegelikult on kohalikul omavalitsusele ka kohustus pandud see reguleerida ja vastavad koostööpartnerid endale kas siis leida või seda ise enda töötajatega korraldada.
Okei, nii, aga siis ütleme, nüüd on, see ei ole mitte üksinda liikuv koer, vaid see on omanikuga liikuv koer, omanik on selline ülbe sell, kes on mitu korda juba sõimanud vahest jooksjat või ratturit, ütleb jalutan kus tahan, ja siis teen. On ka neid juhuseid, on olukordasi, kus on näiteks siis sportlane või jooksja või muu isik teadnud ja andnud info selle kohta, et loomaomanik elab kuskil selles või selles majas või teab ta korterit või teab ta korterihakent. Tavaline on siis kortermajade ümbruses, kus samas kortermajas olevad inimesed reeglites kuidagi kokkuleppele ei jõua. Aga on ka olukordasi, kus meil ei õnnestu seda loomaomanikku tuvastada. Ja on ka olukordasi, kus oleme pidanud postituse tegema kas linnalehte, et otsinud mõnda rünnanud koera, kirjeldades seda looma ja ründamise asukohta. Ja on ka olukordasi, kus inimesed ise on küsinud selle loomaomaniku andmed ja edastanud need otse meile, et on erinevaid variante selle loomaomaniku tuvastamiseks. Aga sellega, et ta nüüd siis eirab neid eeskirju ja samas ta pole veel kedagi hammustanud, siis sellega kaasneb lihtsalt siis väike pistel ja ega ma ei arvagi, et me peame kohe karistama hakkama, et noomitus ja selgitustöö või kuidas see edasi käib? Seal on erinevaid variante, et on võimalik teha väärteomenetluses suulist hoiatust, aga on võimalik ka haldusmenetluses teha teavitus või äärmisel juhul ka ettekirjutus. Et ettekirjutust me tavaliselt kasutame siis sellistes olukordades, kus loom näiteks pääseb kas territooriumilt välja. Et otsest kahju ei ole tekkinud, aga on teada, et mingi aiaaugu kaudu ta kuskile välja pääseb, et sellisel juhul me anname loomaomanikule tähtaja nende puuduste kõrvaldamiseks ja ütleme, et selleks kuupäevaks peab olema see aiaauk kinni ja tagatud olukord, et see loom oma tahte vastaselt sealt territooriumilt välja ei pääse. Et oleme sellisel juhul ka teinud ettekirjutusi ja üldiselt, kui tuleb sinna juurde see sunniraha määr või number, mis sellega võib kaasneda, et kui omanik seda kohustust ei täida, siis viimased aastad, ma isegi ei julge nimetada, mitu on kõik need ettekirjutused on täidetud. Nii et selles mõttes, et ei taha nüüd kutsuda inimesi üles peale kaebamisele, aga teisest küljest ega seda korda nagu Maie enne ei saa, et ei ole ka väga mõtet Facebookis halada kuskil, ükskõik mis grupi oma see on siis Nõmme või Kalamaja, et seal muudku ulgub, vaid tuleb ikkagi teha teile konkreetne nagu teavitus või anda see info edasi, eks ole ju. Ja mida operatiivsemalt ta meile jõuab ja mida korduvam ta on, et näiteks seda suurema tõenäosusega me saame mingil hetkel selle loomomaniku tuvastatud ja temaga vesteldud, et tegelikult kui me räägime sellest, et koer või ka kassidest võime pärast natukene pikemalt rääkida, omapäi linnaruumis hulgub, siis ei ole veel mina ühtegi neid kohanud, kes liikluseeskirju tunneks. Et tegelikult siuke loom linnaruumis tal on endal ka ohtlik, looma heaolu ja ohutus ei ole tagatud ja tihti teeme ka koostööd ju Põllumajandus- ja Toiduametiga, kes siis oma poole pealt saab abistada ja sekkuda, kui ikkagi ei mõju. Eile oli seal ühes koeragrupis Facebookis oli postitus, üks vaene inimene oli põrganud koeraga kuskil Haapsalu lähedal kokku ja siis ta oli postitas, et tegelikult õudne situatsioon, auto oli tal lömmis ja selleks, aga see loom oli veel nagu hinges. Ja siis ta karjus seal appi, ma täitsa saan tast aru, mida sa teed, kuhu sa taga lähed ja ma ei tea, kas ma käitusin õigesti, aga mina kirjutasin sinna alla, et teavita politseid. Sest kui ei ole, ma ütlen, Tallinnas me elame luksuses, et meil on ööpäevaringne, eks ole, aga väiksemates omavalitsustes ei ole ja mina arvan, et kui loom on eluohtlikus seisus, siis kuhu siis ikka peaks siis politseisse teatama, eks ole. Häirekeskuseks, mis nad siis teevad, siis nad midagi nad teevad ja minu meelest Eesti politsei on olnud väga tubli ausalt öeldes vähemalt reageerimisel, nii et mul on jäänud selline mulje küll. Ma käisin, aasta on sellest vist juba peaaegu või teie oli üritusel, mis oli see koeraomanike infopäev, mis oli minu meelest väga toredasti korraldatud ja siis pärast tuli välja, et seal osa kuulajaskonnast olid siis sellised inimesed, kes oleks muidu võib-olla vist trahvi saanud või et olid siis nii-öelda aetud sunnikorras kuulama, aga ma seal paariga rääkisin juttu ja ma arvan, et see oli nagu väga-väga hea üritus, sest tegelikult need inimesed seal ei olnud sellised, et mind ei huvita, vaid nad pigem olidki, nad vajasid seda informatsiooni, et mitte eksida tulevikus.
ja selle teabepäeva osas ühe poole pealt on see, et me plaanime teda ka edaspidi jätkata, et eks me vaatame need kohad ja asjad üle. Ta on avatud kõigile, mitte ainult rikkujatele, vaid võib-olla ka tulevasele loomaomanikule, et on hea teada, kuidas ja milliseid kohustusi looma omamine toob, et kõik ei pea olema loomaomanikud. et see on suur vastutus ja kohustus, et võib-olla on juba enne looma võtmist hea pilk peal hoida, millised kohustused ja riskid selle loomaomanikuks olemisega kaasnevad, aga sellelt loomade teabepäevalt kõige esimeselt siis, mille me koos seal Põhja-Tallinnas tegime, sealt on üks hästi tore lugu, et ma ei mäleta, kas sulle jäi meelde see küsimus, kus see 2 Tiibeti mastifi omanik, kes oli saanud selle teavituse, et mis ma siis nüüd peale hakkan nende koertega. Sest ta sai need ju nii-öelda pärandiks või kuidagi väga veidral moel, et ta ei olnud ise võtnud neid koeri. Just, ja need armastasid ka üle aia ja aiast välja minna ja kollitada inimesi ja suured ja ohtlikud koerad ja tegelikult need tänu sellele teabepäevale ja tänu sellele, et sealt teda abistati, siis nendele koertele kodu otsimisel leidsid nad endale väga toreda kodu ja valvavad lambaid. Ära aja mind praegu, ma tegelikult pidin pärast eetriväliselt su käest küsima, et mis need sai, sest ma elasin sellele nii kaasa, et neid ju vaata reklaamiti hästi pikalt. Just. Ja ma nüüd ei olnud ja ma mõtlesin, mis neid sai. Ja nad on ideaalsed karjavalvekoerad, et neil ei ole küll seda nii tugevat valveinstikti kui olla võiks, aga väga hästi saavad ja toimetavad ja leidsid endale tegelikult just nimelt tänu sellele teabepäevale. Väga tore. Ja sellele, et see omanik huvi tundis. Ja see omanik oli ise tegelikult tubli, aga kuna ta ei olnud plaanid neid võtta ja tal olid nagu omad väiksed lapsed ja mis seal kõik oli, et ta nagu tahtis head, aga tal lihtsalt ei olnud võimekust, eks ju, ja siis ma mõtlesin ka, et leiaks mingi hea lahendus, see on küll tore, see on kohe üks nagu plusspunkt meie sellele tänasele teemale. Kuule, aga ma tahtsin veel küsida sellist asja või õieti arutada, et inimesed ju ega keegi ei loe, mina nüüd lugesin seda Tallinna linnakoorte ja kasside pidamise eeskirjaga, aga inimesed ei loe ja mulle tundub, et on hulk inimesi, kes millegipärast arvab, et koer peab olema linnas kogu aeg suukorviga, et õiendaks nagu selle asja ka ära, et kus siis seda suukorvi kandma peab ja miks, eks ole? Jaa, selle suukorviga on ühe poole pealt on need, kes karjuvad, et see suukorvi kandmine loomal on looma piinamine hirmsasti, kui teda ükskõik mis situatsioonis kasutada, ma päris seda meelt Just, et sinna tahtsin jõuda ja teine poole pealt on siis need inimesed, kes leiavad, et igas situatsioonis peaks see koer kandma, et kõik koerad on ohtlikud ja kõik koerad ründavad. Võib-olla, see võib olla tingitud nendest eelnevatest kogemustest, olgu nad siis pealehüppamised või klouni varastamised, aga tegelikult on niimoodi, et linnas on meil kohustus koeral siis kanda suukorvi 2 kohas. Tegelikult on märgitud ka terviseradade juures, see ei ole nii-öelda hea korra eeskirjaga reguleeritud, aga neid silte tasub ka järgida. Terviseradadel näiteks on ju, et kui me liigume nende jooksjate ja suusatajatega koos ja koer võib reageerida, et siis seal on see lisaks, see küll nüüd siin eeskirjas ei ole. Aga eeskirjas on tõesti ta 2 kohas ehk siis ühistranspordis peab olema ka siis suurkorvistatud, on ju, et kitsastes oludes loomal ei ole mitte kuskile minna nii looma kui muu heaolu. Ja teine koht, kus siis peab olema see, et kui me jätame looma järelevalveta nii-öelda kas siis kaupluse juurde, kauplusesse minekuks, rihmastame ta lühiajaliselt siis kuskile avalikku kohta ja läheme ise lühiajaliselt poodi. Või näiteks see külla. Kõlab mulle natuke veidralt ausalt öeldes. Seepärast, et see on just nagu see, et ära siis mine selle koera juurde. Ühe poole pealt on, et ära mine koera juurde, aga teise poole pealt on ju, et kui koer on, üks on see õpetamise asi jälle, on ju, et see suukorvi kandmine ja ka seda paigal püsimist ju tegelikult tuleb õpetada, on ju, et kui me räägime ühiskonna kõlbulikkuse eksamist, on ju, et siis see ootamine on tegelikult seal sees, on ju. Aga kui koer on närviline või ärritunud ja omanik otsustab ta ikkagi sinna jätta, siis mida see koer kipub tegema, on ju, et kui ruttu selle rihma läbi närib. No ja ma peale muidugi, eks ma tahaks öelda selle peale, et ära jäta sellist koera sinna. Ja tegelikult ma ei taha, minu koer ootab väga rahulikult poeukse taga ja nüüd tunnistan ausalt üles, et ma pole talle suukorvi päeva pannud, aga ma ei taha teda jätta. Ma tõesti, ma ei taha teda jätta, ehkki ma arvan, et suurt saksa lambakoera ei lähe keegi varastama,
aga ikkagi mul on selline kuidagi ei ole hea tunne. Ja ausalt, kui ma ise poes käin, neid ei ole õnneks palju enam neid koeri, kes poekuse taga on, siis ma ei lähe tavaliselt enne ära, kui ma näen, et see koer on ära läinud sealt. Mul on kogu selline tunne, et äkki ta on jäetud sinna. Ja selle koera jätmisega on meil ka üks sükene tore lugu, et teavitab siis murelik kodanik meile Maxima juures pikalt aega juba istuvalt koerast, kes on siis rihmaga sinna poe juurde kinni pandud, et kas te saate tulla ja vaadata, et äkki see koer on jäetud sinna või tuvastada siis selle looma omaniku. No, läheb meie patrull, siis tuvastab selle kiibi ja koostöös siis varjupaikade MTÜ-ga tuvastavad ka selle omaniku ja lõpuks võtavad siis selle looma omanikuga ühendust ja tõesti, proua oli selle koera omaniku proua, siis oli laste ja koeraga koos poodi läinud. Lapsed oli poest kaasa võtnud ja koera suure sahmimise peale oli unustanud poe juurde. Ehk siis peale seda ootamist ja pikka sagimist tuli see looma omanik, vabandas ette ja taha nii koera kui kõigi asjaosaliste ees, et sealhulgas tõesti ta tuli ja vabandas koera ees ka, et ta sinna unustanud oli ja sai see koer nii-öelda koju tagasi, et ei ole midagi, et ega keegi ei unusta. Ja. Aga vaata jälle, mis on tore, on see, et ma kujutan ette, et neid pöördumisi tuleb üha rohkem, tööd on teil üha rohkem, aga see ei tähenda mitte seda, et meil oleks neid väärtegusid rohkem, vaid inimesed lihtsalt märkavad. See on nagu super minu meelest. Ja inimeste teadlikkus on suurem, nad teavad, kuhu pöörduda, nad teavad, kellele teada anda ja tänu sellele meie saame juba nende inimestega nii-öelda siis vestelda ja selgitada ja rääkida, mis need tagajärjed ja põhjused võivad olla. Ma ei tea, kas teil on plaanis neid eeskirju muuta ka, sest ma praegu vaatasin seda, et kes võivad siis niimoodi nagu teistmoodi käituda, on siis need teenistusülesandid täitvad erikoolituse saanud teenistuskoerad ja vaegnägija juhtkoer, et seda vaegnägijat peaks laiendama, et seal on nagu väga paljudel on juba juhtkoerad, et see on nagu oleme seda teemat arutanud abi- ja teraapiakoerte ühinguga ja on meil tulnud ka ettepanekuid nende eeskirjade ja asjade muudatusteks, aga praegu vist meil on atesteerimissüsteem ainult teenistuskoertel ja pimedate teenistuskoertel. Ehk siis tegelikult vajavad nii-öelda need materjalid ja atesteerimised ja kõik süsteemid integreerimist meie õigusaktidesse ja ruumi on ju. Et kui me räägime näiteks, mis meil on lugemiskoerad ja glükokoerad ja mis meil siin veel on, kes inimesi abistavad, muud teraapiakoerad. Tean ühte koera, kes lendab pidevalt üle ookeani, kes on lihtsalt nagu tugikoer, et inimene kardab lendamist ja siis tal on selline tugikoer ja see tugikoer on selline, et kelle peale saab toetada, ta on tõesti väga suur ja viimane kord, kui ta lendas, siis olevat juhtunud selline lugu, et lennukis oli ka kass, kes oleks pidanud olema nagu kass ikka puuris kassipoeg ja see pääses lahti. Kõik lõppes õnneks õnnelikult, aga eks need koerad ikka tulevad igale poole meie ellu kaasa, nii et see võib-olla vajab muutamist. Nii et selles mõttes oleme arutanud, aga meie nii-öelda õigusruum ja teadlikkus ja testeerimissüsteemid vajavad natukene. Ja teine asi, mida sa märkasin, et hulkloom on märgistamata koer või kass, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada ja viibib kuskil. Tegelikult me ju ei tea, kui ta seal viibib ilma omanikut, sest ma arvan, et peaks olema igasugune ilma omanikuta väljaspool oma territooriumi liikuv kass, eks ole. See on jah selle õigusloome või õigusaktide koostamise nii-öelda probleem, et vahest lihtsalt ei piisa sellest, et kui me loeme grammatiliselt sõna-sõnalt nagu kirjas on, vaid tuleb vaadata, mis selle punkti või sätte eesmärk on, et siin tõesti see eesmärk on see, et igasugune omanikute ja lahti olev koer, et läheb hulkuva koera alla ja tegelikult ei jäeta seda olgu ta siis kiibistatud, märgistatud. Ja sa ei näegi teda ju, kas ta on kiibistatud enne, kui seda kinni püüad. Just. Kuule, aga kas me oleme optimistlikud ja loodame, et kui nüüd siis kiipimine, Tallinna linnas on ju kohustuslik juba tükk aega, eks ole, nii koerad kui kassid. Kui see läheb üleriiklikuks, et kas meil olukord muutub paremaks, sest koertega ma saan aru ju
on ju ikka väga palju paremaks muutunud, ütleme nendega, kes varjupaika satuvad. Ja viimane number, mis ma küsisin või viimane info, mis mul on selle kohta, et umbes 20% koertest on kiibistamata, et 80% tegelikult on kiibistatud ja registris. Ma isegi ei räägi mitte kiibistamist, vaid kiibistatud ja registris. No see ongi tähtis. Et muidugi, selles mõttes, et oleks võimalik neid seoseid ka luua ja seda omanikku sealt kätte saada, nii et ma olen optimistlik selles osas. Kasside ja nende puhul näiteks me teeme Tallinnas tihedalt koostööd ka sotsiaalametnikega, kes vahest annavad meile teada siis mõnest inimesest, kes võib-olla on natukene hädas sellega, et ta ei ole võimeline seda kassi siis kas registrisse kandma või kiibistama või ei ole tal selleks raha, et siis sotsiaaltöötaja ettepanekul ja kõigel muul toetame ka näiteks siis kastreerimise või ka steriliseerimisega, et ja aitame nii-öelda selle loomaregistrisse, et seal ei ole alati seda vajadust, et ta tuleks ta tuleks omaniku käest ära võtta, vaid see omanik vajab tegelikult tuge selle looma pidamisel, et me selle poole pealt oleme ka sotsiaaltöötajatega koostööd teinud. See ongi ju tihtipeale minu meelest niimoodi, et neid väärtegude kordasaatjad, mis on väärtegu nüüd looma suhtes, ma mõtlen looma heaolu suhtes, on suures osas kahte liiki, et ühed on, või õidi 3 liiki, ühed on lihtsalt sadistid, kellega pole suurt midagi peale hakata, keda jälle minu meelest hakkab nagu õnneks vist vähemaks jääma, ma ei oska öelda, siis on need, kes tahavad äri, mis on väga vastik, eks ole, kõik see kutsikavabrikud ja millerdus, ei räägi sellest praegu, muidu me jäämegi rääkima. Ja siis on tegelikult hulk inimesi, kes tahavad tegelikult head. Just. Ja lihtsalt teadmisi napib, oskusi napib ja võib-olla ka raha napib. Just. Ja nendelt inimestelt looma äravõtmine ei ole õige, sest kus me ta siis paneme, ega ta see varjupaigas parem ei ole. Aga kui me suudaks neid abistada, siis võib-olla elaksid veel lõbusas nagu mõnusas koosluses edasi, nii et selles mõttes on see tore, kui teil sotsiaalametiga selline koostöö on ja nüüd sellest heaolust muidugi see mulle väga meeldib, me võiksime pikalt rääkida, aga meil ei ole see tänase päeva teema, ehk siis, et kui nüüd looma peetakse halvasti selle looma seisukohalt, mitte see, et loom ründab teisi inimesi, teisi loomi, vaid see loomal endal on halb, siis ilmselt võib ka teid teavitada, aga teilt läheb see teema nüüd edasi ilmselt PTA-sse, eks ole? Jah, täpselt samamoodi, kui näiteks koer on linnaliikluses mitu korda lahti olnud, nii nagu me enne rääkisime, siis nii kui koera või looma heaolu on ohus või näiteks kui meile tuleb kaebus, oletame vahest me saame, päris tihti saame ka kaebus seda, et koerad oma häirivad oma kas siis haukumisega või siis on koeri nii palju, et tuleb ebameeldiv lõhn juba teistesse korteritesse või trepikodadesse, et mingi häirivuse kohta siis ja kui me läheme selle sinna koha peale kas siis kontrollima või märkame midagi sellist, siis kindlasti läheb meilt teavitus Põllumajanduse Toiduametile ja suhtleme me nagu edasise osas, et kas on koerte kassi pidamise eeskiri täidetud, kas on kiibid ja registreerimine olemas selle eeskirja poole pealt, aga kas on ka muud heaolunõuded, nii-öelda need loomakaitseseaduse, loomatauditõrjed ja kõik muud asjad tagatud, et sealpool Põllumajanduse Toiduamet meile tõesti partneriks on. Nii et selles mõttes, et me ei taha teid nüüd tööga ära tappa ja teid hakatakse ummistama kõikide kirjade ja telefonikõnedega, aga ma arvan, et inimesele võiks see meelde jääda, kui tal muud asjad ei jää meelde. Et kuhu ma pöördun, nägin siin, mis ma teen, kuhu ma lähen ja tal võiks siis nagu lüüa pähe, et ma teavitan kohaliku siis munitsipaalpolitsei. Just, et Tallinnas on lihtne see abitelefoni number 14410, kes oskab ka suunata ja juhendada, et mis on vaja kirjutada, kuidas on vaja kirjutada või munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee ja sealt edasi. Väga paljud pöördumised ilmselt jääksid ära, kui inimesed arvestaksid üksteisega rohkem, eks ole? Absoluutselt, selle teemaga igapäevaselt puutume kokku, et viimane küsimus oligi selle lendavate koerte kohta, et kas meil koerad peavad nüüd lendama hakkama või kuidas siis siin siltide rägastikus toime tulla, et siin on silt, et koerad on keelatud ja seal on silt, et koerad on keelatud, et ma ju saaks aru, kui me räägime ainult lillepeenrast, aga kui loomaomanikud tõesti laseks võib-olla teiste inimestega siis elupuude peale või lillepeenardesse, kus siis see taim või kooslus nii-öelda hukkub, millest keegi on hoolitsenud ja vaeva näinud, et siis võib-olla ei oleks ka neid silte nii palju sinna vaja panna,
et kahtepidi on ju, teise poole pealt jälle ei või igaüks võtta kätte ja hakata taguma puu sisse silti, et siin ei tohi koeraga olla, et kui me räägime korteriühistu maast, siis see on korteriühistu kokkulepe ja see ei tähenda ainult mitte juhatuse kokkulepet, vaid kõigi korteriomanike vahelist kokkulepet, et kuidas me seda ühist ruumi ju kasutame, et nende reeglite kokkuleppimine, nii et üksteisega arvestamine aitaks tõesti täpselt nii nagu sellel üksteisest möödumiselgi on ju, et kuidas ma ennast positsioneerin, et kui mina lähen oma koeraga on ju, mulle tuleb keegi vastu, et ma võtan selle koera lühikese rihma otsa, ma ise jään alati koera ja selle teise inimese vahele ja veel parem, kui tuleb teine koer vastu, et see teine koer jääks veel kaugemale, et juba eos nii-öelda tagada see ohutus kõigi jaoks. jah, nii on jah, et me tõesti ei saa eeldada, et need siis koerad, et kui ümber maja on sildid, et koertega käimine keelatud, et kuidas see koer siis saab sinna kohta, kus ei ole keelatud. Just. Ja siis kahjuks osad inimesed arvavad, et koertel on lubatud ainult see koeraaed, aga no näiteks meil siin Kalamajas, kus mina elan, ma peaksin siis lendama oma koeraga Koplisse, eks. Et noh, see ka ei ole nagu reaalne, aga jah, tõesti mõlema pidi ja muidugi mida mina näen jälle rõõmuga, ma ei tea, kui palju neid kaebusi teil tuleb, sest samas mulle vahel tundub, et inimesed ütlevad, issand, et kevadel ei ole muud kui koera kakahunnikud igal pool. Kui mina näen, ma lihtsalt aknast näen, meil on niisugune muruplats on meil seal nagu maja ees, et kuidas kõik korjavad oma koerte järel. No ilmselt ongi neid, kes ei korja, aga ma ütleks küll, et enamus korjab. Ja see, mis mina ise nagu linna vahel liikudes täheldanud ja märganud olen, on ikkagi see, et koer on rihma otsas, see kakakott on seal rihma küljes, kas ripub või on ta peos, et pigem see olukord on läinud põremaks, aga see hetk, kus neid kaebusi ikkagi tuleb, on siis peale lume sulamist, et praeguseks see hooaeg on möödas, aga on ka neid loomaomanikke, kes ilmselt arvavad, et koos lumega ära sulab, et tihti ei sula. Kuulake mõnda eelmist podcasti, mis räägib siseparasiitidest ja siis te saate aru, miks peab korjama neid koera väljaheiteid. Meie aeg on läinud nii kiiresti, aga meil on paar asja, mis ma väga tahaksin sinuga rääkida, ma ei tea, kassid vist või me ei jõuagi kassideni võib-olla, aga no proovime. Kõigepealt tulemas on käpakäik, räägi meile käpakäigust natukene. Käpakäik tõesti siis Tallinna vanalinna päevade raames toimub ja on selleks eraldi ka koerteala, kus siis oleme nii Tallinna linna kui ka munitsipaalpolitseiameti ametnikena väljas ja tegelikult on võimalus siis vaktsineerida koera marutaudi vastu, et vaktsineerimine marutaudi vastu on meil kohustuslik ja kui tõesti võimalust või midagi ei ole, siis on seda võimalust teha tasuta. On võimalik kiipida koera, on võimalik kontrollida Tallinna lemmikloomaregistrist loomaomaniku andmeid, on võimalik kontrollida kiibi kehtivust, on võimalik tulla niisama vestlema ja küsima, et millised reeglid meil kehtivad, mis ma tegema pean, kuhu ma pöörduma pean, et kõik siuksed küsimused ja asjad on oodatud ja väljas me oleme ja inimesi neid võimalusi kasutama kutsume. See on vanalinna päevadel, mis see kuupäev on siis meil? Ta oli 7. juuni. 7. juuni, jah. Kas see on juba mitu aastat ju olnud, ma ei tea, kui palju, see on ikka aastaid, eks. Et ma ei ole kunagi ise sattunud, ma olen kahjuks kuidagi ära olnud, et kuidas see kooslus, sest vaata, see on ka see, et sinna tuleb palju loomi kokku, et mina tahaks nüüd jälle panna nendele südamele, et kellel on ärevad ja niisugused nagu reaktiivsed koerad, et ärgu tulgu sinna teiste koerte keskele, kui nad tahavad oma koera harjutada ja õpetada, võib-olla natuke eemalt vaadaku seda seltskonda, eks. Et see ei ole ka niisama lihtne, et kui sa nüüd, ma esimest korda elus lähen käpakäigule ja siis oled seal oma loomaga hädas, et kuidas teil on see kulgenud tavaliselt, ei ole seal selliseid aktiviste, kes oleksid asja tegelikult peakorraldajaks on loomakaitse seltsigi ja tegelikult me oleme nii-öelda kaasunud sinna juurde, aga kui nad sellises formaadis toimetavad või teinud juba päris mitmendat korda on, siis ma usun, et ta tegelikult on möödunud probleemideta, aga tõesti näiteks kui ma mõtlen enda koera peale, tema ärevusele, siis temal kindlasti ei oleks seal hea olla ja selles mõttes, et kui mina ka oma koeraga pigem ei läheks. Aga on neid koeri ju, kes väga hea meelega naudivadki seda melu ja seltskonnas olemist ja oskavad teiste koertega käituda, on
sotsiaalsed ja harjunud sellise keskkonnaga, siis miks mitte, et tegelikult võib ju täitsa tore üritus olla ja võib ka koerale lõbus olla, et loomaomanik peab oma koera tundma, oskama lugeda, teadma, kus sellel koeral on hea. Et see ei ole nagu see esmase sotsialiseerimise koht, vaid see on nendele loomadele, kes on juba sotsialiseeritud, eks ole? Jah, kellel omanikud saavad aru, et see on see, mis sellele koerale meeldib ja et sellel koeral hea selles keskkonnas olla oleks. Nii, aga me räägime siin ka natuke kassidest ka, muidu ma tean, et mul on kass alati natuke siin vaeslapse rollis, et mis mured siis mupol selles kassiga on? Käib naaberaias pissil ilmselt on põhiline, jah? Ja, just, käib naaberaias pissil ja tegelikult ega nende kassidega on sama lugu, mis koertega, et liikluseeskirju ja liiklusseadust nad ei tunne ja nendega on see, et kipuvad need teavitused olema siuksed kurvemad, et teda on ka keerulisem püüda võib-olla kui koera ja kipuvad need teavitused olema sellised, kus antakse teada juba ratast alla jäänud kassist, kelle laipa siis palutakse koristama tulla või tee pealt ära korjama tulla. Aga selle kasside puhul tõesti siis on need naabrid ja kes on hädas siis sellega, et kass käib kas siis peenras või auto peal või kuskil mujal, kuni sinnamaani, et on küsitud, kas ta tohib oma aeda püügipuuri panna ja selle kassi kinna püüda ja ise varjupaigale anda, et tegelikult oma territooriumile sa seda panna tohid, aga looma heaolu tuleb ikkagi tagada, et kui see kass sinna püügipuuri kinni jääb, siis ei tohi teda hoida seal ilma toidu ja kõige muuta, vaid tuleb siis ikka varjupaik järgi kutsuda. Just. Jah, eks see on keeruline. Ja minu kass käib väljas niimoodi, et tal on rihm või traksid ja me oleme tal küüned ära lõiganud ja ta ei lähe meil territooriumilt välja, aga meil on ka üsna tihe aed. Et ma ei saa nagu 100% veendunud olla, aga nende aastate jooksul igatahes ta ei ole läinud. Ja muidugi siis ma ei julgeks teda välja lasta, sest et Kalamajas on see liiklus nii suur. Aga ta juba seal liikluse poole pealt, ta kardab seda mürinat ja teisele poole, mõtlen, meil on nagu selline üsna hea aed, et ta ei pääse sealt. Aga see kassi on väga raske piirata muidugi. Et jah, linna keskkonnas nende kassidega, et üks asi on see piiramine ja teine asi tõesti on ju, et ega ei ole õnnelik, kui mõni lapse liivakastist need junnid võtab, et tema armastavad oma liivakastis hädal käia, et võib-olla valida seda kohta, kuhu sa siis lähed, et laste mänguvälják või laste liivakast ei ole ei koera ega kassi jaoks nii-öelda sobiv koht ja tegelikult meil on ka üks kass olnud, kes armastas siis mööduvaid väikeseid koeri rünnata, nii et me pidime lausa väärteomenetlusena. Ma mäletan seda lugu. Just, et seal tundub, õppis ümber siis pärast väärteomenetluse alustamist. Ei tea, igatahes ei ole rohkem teateid selle kassi kohta tulnud, et kas õppis omanik ümber või õppis kass ümber. Sest see on tegelikult õudselt keeruline teema, ma ei taha sinna sügavale minna, sest aeg hakkab täis saama, aga kui ma võtan kassi seisukohalt, siis kassi ainult toas pidamine, kui meil on väike elamine ja me ei ole talle teinud seda, nagu öeldakse, elukeskkonna rikastamist, et ta saab ronida, hüpata, siis see tegelikult on looma heaolu suhtes ka väärtegu. Samas, kui me ta välja laseme, eks ole, siis oht talle endale ja oht ka nagu muule, nii et ega see kassi pidamine ei ole nii lihtne midagi, et inimesed võtan kassi ja kass tahab ainult süüa ja magada, et tegelikult nii ei ole. Aga meil on kohalikke omavalitsusi, kus tegelikult on lubatud kassi ka lahtiselt pidada ja liikuda, et ma nüüd jään nende piiride ja asjadega ma kindlalt midagi ei nimeta, aga ma tean, et koerte ja kasside pidamise eeskirjas ei ole seda nõuet, et kassiga tohib ainult käia rihmastatult, et meil on ju piirkondasi, kus on vähem asustatud ja liikluse mõttes muidugi. Ja need, kes seal lautades elavad ja oma hiirekesi nii-öelda looduslikult püüavad, et ja tegelikult see kassi õpetamine, traksidega õpetamine, kui alustada väiksest peale, siis see ei ole üldse raske, minu kass käib ka traksidega. Mitte nüüd alati, aga algus me lasimegi teha niimoodi välja, et tal olid see pikk rihm järel igaks juhus. Tükk aega mina ei julgenud seda ära võtta, aga nagu ma nägin, et ta ei lähe territooriumilt välja, siis nüüd ta käib ainult trakside või alarima. Mina ise üritasin oma küülikut traksidega hoovi peal liikuma õpetada, et armastas ta ikkagi need traksid läbi närida. Oleneb kassist ka. Aga mis fenomen see on? Ma muidugi pean nüüd tõesti tuhka pähe raputama, ma arvan, see on minu kolleegidega suur raps, et on nii palju kasse, kes jõuavad varjupaika ja neil on kiip, neil juba kiip on pandud
ja nad on registreerimata, ma ei saa lihtsalt sellest aru, koerte puhul seda nagu palju vähem. Eks ta selle teadlikkuse taga on, et täna ka just täpsustasin kolleegidelt ja küsisin, et kuidas meil see registrisse kandmine on ja ta ütleb, et tegelikult päris paljud ikkagi helistavad ja küsivad nõu, et kuidas seda registrisse kanda. Ja siis tõi ta mulle ka näite, et tegelikult ei ole ainult koerad ja kassid ju need, keda me registrisse kanname, vaid registrisse saab kanda ka teisi lemmikuid, et küülikuid, teegusi, kilpkonna näite tõi ja nimetas ka ära 10 papagoid, kes meil registrisse, Tallinna lemmikloomade registrisse siis kantud on. Need papagoisi küll ei kiibistata, aga kannavad nad siis seda jalavõru, kus on nende identifitseerimisnumber ja üks nendest papagoidest siis on läbi varjupaigaga tagasitee koju leidnud, nii et tasub küll kanda oma lemmikud registrisse, et see on kõige kindlam viis nende tagasisaamiseks olukorras, kus nad peaksid hulkuma minema. Ei no ja kui see kiip on juba pandud, siis see on ju muidu mõttetu jubinnaha all, kui ta ei ole registriga seotud, eks ole ju. Aga kui me ikkagi räägime näiteks vanematest inimestest, kes tõesti, kes ongi saanud selle kassi, neil on see kiip olemas, nad ei oskagi seda registrisse kanda või ei oska internetti kasutada, et siis tõesti kui ei ole seda võimekust, et saab pöörduda kas siis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poole või siis kui on näiteks sotsiaaltöötaja, siis ka läbi tema neid asju ajada. Aga kui tal juba kiip on, see on loogiline, et varjupaik peaks olema tema esimene omanik ju. Kas varjupaik ei pane neid oma nimele hakatuseks kõige esimese omanikuna või? Ja need, kes nüüd lähevad, need loomad, kes satuvad, nii kassid kui koerad, kes satuvad varjupaika ja kes ei ole kiibistatud, siis nad kiibistatakse ja kantakse siip ka registrisse ja see kass või koer antakse sealt varjupaigast välja selliselt, et enne ei anta, kui tehakse see registrikanne ära. Ehk siis näiteks, kui minu kass on kiibistamata ja satub varjupaika. Varjupaik kiibistab ta ära, registreerib ära, hakkab otsima omanikku, paneb siis kas kuulutuse ja mina näen, et oi, minu kass on varjupaigas. Ja kui ma talle varjupaika järgi lähen, siis mul ei anta seda kassi enne, kui ta on kantud registrisse. Ehk siis pannakse minu andmed sinna või tehakse seda muga koos, et pannakse mind sinna, et see kass on minule läinud. Ja kõik kassid, kes varjupaigast lähevad, need on ka registris olemas. Ehk siis kui ma ka uue kassi sealt võtan, eks ole, siis see on kohe. Juba seal koha peal. Aga kui on sattunud selline kass, kellel juba oli kiip või ka koer, omanik välja ei tule, teda pole olemas, eks ju, siis ju ka ikkagi, kui ta läheb uude kodusse, siis ta ju kohe, eks ole, pannakse registrisse. Jah, absoluutselt, et varjupaik selle loovutuslepingus on juba nad tingimustena sees, et kui ta uue omaniku saab. Siis seda enam on imelik, et kus need tulevad, need kiibid on, sest kiipi paneb ainult loomaarst. Just. Ja see loomaarstis ei ole suutnud selle inimese selgeks teha, et ma oleks võinud talle mingi riisitera süstida sinna naha alla sama hästi. Ja tegelikult on ju meil niimoodi, et ega meil kõigil kohalikel omavalitsustel ei ole registrit, et kui mina võtan näiteks enda koera, et mul on tõukoer, on ta Kennelliidu registris. No tegelikult sinna Tallinna registrisse võib ju kõiki panna ju. Võib küll panna kõiki, jah. Ja muidugi mina siin pean natukene levitama loomaarstide lippu, et on ka see loomaarstide lemmikloomaregister, mis on küll tasuline, aga sinna võib ju ka kõiki panna. Olgu siis ta parem 2 registrisse loom. 2, 3, ükskõik kus peaasi, et kuskiltki on võimalik otsida ja hakata neid niidi otsakesi ajama. See on mingi Läti koera lugu, kes leiti üles nüüd aasta pärast. Me ilma kiibita poleks midagi juhtunud. Kuulge, me võiksime neid lugusid rääkida kui palju tahes ja need lood olid kõik nii toredad. Nüüd räägime natuke ühest tõsisest asjast ka, seepärast, et see on hea, et sa pöörasid mu tähelepanu sellele, et loodetavasti meil ei tule ühtegi sellist kriisi, mis iganes kriisi siis, millest praegu räägitakse, aga kriisi ettevalmistuses võiks olla ka arvesse võetud meie lemmikloom, nii et räägi sellest ka veel paar sõna, palun. Ja et seda tahaks küll südamele panna, et kui inimesed ise on üsna varmad küsima, et kuidas nendeks kriisideks valmistuda ja mida ma pean tegema, et siis loomaomanikud kindlasti peaksid arvestama oma looma eripärade ja vajadustega, et mis siis saab, kui ei olegi üks päev võimalik loomatoitu näiteks osta, et mitme päeva loomatoiduvaru olemas on,
veevaruga samamoodi, et kui meil on välja arvutatud, kui palju ühel inimesel päevas on joogivett vaja, siis tegelikult me peame ka arvestama selle vajadusega, et kui palju meie lemmiku jaoks seda joogivett siis lisaks varuda on vaja. 50 milliliitrit per kilo. No vot, et siin nobedamad matemaatikud saavad oma lemmiku kehakaalust lähtuvalt selle välja arvutada. Ja ravimitega täpselt samamoodi, et kui koer saab mingeid pidevaid, kui loomal on mingi haigus või kassil näiteks tõesti samamoodi ja ta saab mingeid kindlaid ravimeid, mis on eluks või heaoluks vajalikud, siis ka see varu peaks niisugune olema, et mitte tups, et homme on otsas, aga tuleks mõelda nii-öelda pikemaajalisemalt sellele, et ikkagi see nädalakene oleks olemas ja mõelda ka sellele esmaabikarbile, et mis meil seal esmaabikapis, et kui me enda heaolule mõtleme küll, et mis meil seal on, et valuvaigistid ja asjad, et võib-olla mõelda ka, et mis seal oma esmaabikapis valmis on. Väga hea, lähen koju ja vaatan, palju meil toitu järgi on. Kristlin, suur aitäh! Väga palju informatsiooni, mis on minule, kes ma ikkagi olen asja sees, ka üsna uus, aga ma küll loodan, et kuulaja saab siit enda jaoks väga palju väga vajalikku informatsiooni. Ütleme ühe korra veel teie telefoninumbri, see on kõige tähtsam, ma arvan. Infotelefoni number on 14410. Nii, ja helistage, kui on mure. Ühtegi looma ei tohi jätta oma murega üksi. Aitäh, Kristlin! Aitäh kutsumast! Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.